tõesti sellele 20 aastat on möödas, kui viimane rong siia saabus. Ja see oli väga kurb. No ma ei tea, ma esimest korda räägin mikrofoni. Ma ei saanud, ta on suus juba peaaegu. Nii, ma täitsa pabistan praegu, ma ei oska midagi öelda. Ja rääkis väga huvitavat juttu, ta tahtis olla ka meie sõpruskonnas, et meiega koos rongi oodata. Kuna tema 30. aastatel kuni 40-ni käis ka iga pühapäev siin jaamas rongi ootamas ja rongi ära saatmas koos kõikide teiste tegelastega, kes olid momendil Haapsalus valitsemas. Ja see toimus raudselt iga pühapäev pärast jumalateenistust. Ja siis koguneti siia raudteejaama ootama rongi ja ära saatma, sellepärast, et ametnikud pidid teadma, kes on Haapsalu linnas ja kes just ära läheb, sest et muud infot nagu ei olnud teada. Siis väga huvitav asi, mida tema veel rääkis, et käisid huvirongid 30. aastal kuni 40-ni. Milles seisnud need huvirongid? Huvirong ehitati kaubarongist ümber, pandi pingid sisse ja tavaliselt ka kased aken või sinna uste ette. Ja see toimus praktiliselt laupäeval ja pühapäeval olid need reisid. See oli niimoodi, et kaubavagunitele pandi pingid niimoodi laiemalt, et isegi need, kellel ei olnud raha, et siin kuskil ööbida Haapsalus, siis said ka seal vagunites ööbida. Ja põhimõtteliselt laupäeval see rong tuli ja pühapäeval läks ära, et inimesed said nautida Haapsalu linna ja olla siin. Nii et tegelikult see võiks ka praegu olla siin. Mulle väga meeldis see variant. Ja see pilet, mis ta ütles, et maksis alla tolleaegse Eesti krooni. Ja niisugused vaesemad, võib-olla võttes nagu Tallinnas, nagu vaesemad inimesed käisid siin. Ja kellel ei olnud võib-olla sõita kupeevagunis raha ja ka öömaja eest maksta, kuna ka siin olid hotellitoad ja inimesed laenutasid oma majutust välja. Siis väga huvitav oli, mis ta veel rääkis, oli see puhvet, mis siin oli. Kuna seda puhvetit pidas poolakas või Poola naine Dombrovskaja, mis hiljem sai omale Eestist nimetatud või Tammistuks nimetatud, tema eesnimi oli Alla. Tema toimetas siin, kui suveperiood oli, siis pandi siia lauad ja siin anti süüa inimestele ja see tohter noor käis siin suvel siis regulaarselt aitamas seda toitu lauale tassida, sest et inimesed tõesti olid tundide viisi siin arutlenud ja põhiliselt, nagu ta ütles, et oli keeleks, oli saksa keel, eesti keel ja vene keel, et niisugused inimesed käisid siin. Ja ta palus tervitada teid kõiki ja ta ootab ka koos meiega rongi. Ja ma tänan teid. Ja nüüd... Ma igaks küsin üle, on äkki veel mõni inimene, kes sooviks rääkida oma ootustest, millal see rong võiks tulla, sest me praegu kõik oleme tulnud siia perrooni peale seda rongi ootama. Mõned juba circa 20 aastat tagasi.
Kallid külalised, kes te olete tulnud täna siia Haapsalu perroonile. Meil on siin pandud valmis üks raamat, kuhu me väga ootaksime, et te paneksite oma nime ja allkirja. See jääb ajaloo varamusse, et just nimelt teie olite see inimene, kes siis käis 20 aastat tagasi peale viimast sõitu, käis siin perrooni peal taas kord rongi ootamas. Nii et julged astuge ligi ja et asi läheks lõbusamalt, siis mina ja Anto üritame teile natukene meelt lahutada siin väikese muusikaga. Seniks teie saate nautida seda ilusat sügist ilma siin Haapsalus ja muidugi seisvat rongi ja kes teab, võib-olla tuleb sealt Tallinna poolt midagi. Alati tasub sinna poole kiigata. Nii, tere õhtust! Ja esimene laul peakski olema võib-olla kõige parem sissejuhatuseks peagi saabuvast rongist. Raimond Valge kirjutas ilusa loo nagu peagi saabub tagasi su juurde. Loodame, et see rongi jõuab ka kunagi meite juurde tagasi. Jah. Peagi saabun tagasi su juurde, aastal möödud veel ma kodu poole. Tean, et mind sa ootad, kohtuda veel loodad, lahkudes nii ütlesid mul sa. Peagi saabun tagasi su juurde, astume koos ellu jälle uude. Lakkavad siis ohkem, igatsusel rohkem, õnn jääb meie majja elama. Ma täna unelen õnnest, mis saabub, ärkvel on kogu mu veel. Homme la süda siis joobub, kohates siin kelleludel. Peagi saabun tagasi su juurde, tervislikult viigu sulle tuule. Öelgu sulle seda, mina tunned süda, tagasi sinu juurde saabun. Tervisimult viigu sulle tuule, öelgu sulle seda, mille tunned süda, tagasi su juurde saabun. Suure tänu! Valgasti tuli, muidu rongi tule lihtsalt. Jah, ja tegu ei ole leinaüritusega, siiski on ju hea tõdeda, et sellisel jõudsal õhtul on nii palju inimesed kokku tulnud ja konstateerime seda fakti, et täna on lihtsalt 20 aastat hiljem meil kahjuks rongi ei ole, aga ega sellepärast ei saa tuju langeda. Ehk tuleb. Ehk tuleb. Ja vastavalt oma kostüümidele, kui meil seljas on triibulsed, teeme kohe laulud just nimelt merema. Jah.
varsti peatub rong. Vanas Vaksalis siin ta on vana ja millest kord astusin maailma. Õnne torama, tookord rong, milles siin saadi viis kaugele. Rattad laulsid sama viis. Jah, võtan kohvrima, on sama lihtne ta, nii nagu lahkudes, mil rongid ära viis. Pea ukski avaneb, mus miski ärkab taas, veel hetk ja olengi vanas Vaksalis, siin ta on vana ja millest kord astusin maailma. Õnne tavama, tookord rong lahkusin ja mind kaasada viis kaugele. Rattad laulsid sama viis. Roomu jalge all on rohtu kasvanud. Näed, vana kell veel käib, kuid aeg on ikka uus. Mis teada saanud maa, kas ka pand unelma või kõik on jäänud nii. Vanas Vaksalis siin ta on vana ja millest kord astusin maailma. Õnne tavama, tookord rong lahkusin ja mind kaasada viis kaugele. Rattad laulsid sama viis, siin ta on vana ja millest kord astusin maailma. Õnne tavama, tookord rong lahkusin ja mind kaasada viis kaugele. Rattad laulsid sama viis. Videod hästi kihvtilt teevad tegelikult. Jaa, nad on ikka poisid, alla poisid. Jah.
kaks härrat kuidagi identsed. Identne pilk, identne maht. Vennad lõvisüdamed. Ja mul on rõõm näha, et ainult minu lõõtsa taga ei ole õlle pöörtud. On veel neid mehi. Ei üldse mõttes. See on ainult rõõm. See need olid head elu. Just. Ja kallid sõbrad, meil on hea meel lõpetada üks lugu ühe looga, mis Minul ei ole hea meel lõpetada. Aga tead, see on sealt samast kaitsist, kus Ando on päritud, tema nimel Puka kaitsist. Peale, et sealt kaitsist tegelikult. Jah, sinna, kuhu ma kohe hakkan sõitma. Ja Pukas on ka, kus suures on alates täitsa kogi peatus olemas, nii et igal juhul me... Just nimelt, Pukas on ka raudteejaam olemas täiesti. See on peksa Pukas või? Jah. Ja peale seda lugu ma sinna poole vaikselt hakkan liikuma. Paraku küll mitte rong siit ei viinud sinna, vaid 4 ratost, mis on kaetud Plekiga. Kummiga. Igal juhul me täname teid, meie äärmiselt tore ja loodan, et... Jaa, vägagi. Oli rõõm näha, et siiski aja möödudes tulid tantsijate platsile. Ja mis siin muud, kui ootame selle rongi siis üheskus ära ja siia lõppu tuleb üks väike selline rahulik lugu.